Mutil full trauma, vaata tänapäeva lapsed ei tea midagi, kuidas elu käib. Et me ei saanud piirist läbi sellepärast, et me saime nagu postist välja, aga tahtsime Euroopa Liitu ja me ei saanud. Meie buss otseselt ei otsitud läbi, aga vaadati üle. Meil vaadati mingi minu kotti vaadati ja minu esist ja mingi tšukis. Täna on suhteliselt tormine, siukse ilmaga oleme siis. Aga oleme ennast juba kokku pakkinud ja võtsime veel omaniku käest mõned pudelid veini. Ja peame kahjuks siit ära minema, või noh, ei pea. Aga lähme edasi siis, ilm on muidugi vastav. Aga jah, siuke place oli siis, kus me täna tudusime. Auto oli natuke siinpool, ma ajasin natuke edasi, et saaks vett panna. Aga lihtsalt 10-10 kogemus. Inimene jagas meiega oma missiooni või kuidas see oma kirge veini vastu ja kuidas ta seda kõike teeb ja see oli ikka 10-10 experience, ma ütlen. Oli jah, nüüd saab palk maiti kirjutada. Jap, et see on, kui satute Bosniasse, siis alati kindlasti tulge siia. Paneme siia alla kirja, mis kohaga tegemist on ja eriti kui teile meeldib vein ja kõik see veiniga seotud, et siin tehakse seda väga naturaalsel moel ja siin on ka Airbnb-d, et kui te bussiga ei reisi, siis saate ikka tulla. Veel ei ole. Üks on juba. Et selles mõttes ja vaated on siit nagu väga ilusad mägedesse. Jah, meil lihtsalt ilm väga ei soosi, et taga peaks veel väga suured mäed olema. Jah, seal taga on veel palju mägesid, aga siit praeguse ilmaga ei näe. Eile oli õhtul ilusti näha. Aga jah, tegi tuuri, kuidas ta rääkis, kuidas ta veini tegi, näitas oma veinikeldrit ja noh, see oli epic. See oli väga mõnus kogemus. Jah. Väga tore poiss. Aga nüüd me hakkame siis edasi seiklema selle tormiga kuhugi. Stolakki, mis ei ole kaugel siit 10 minutit. Et vaatame, kuidas seal läheb. Nii et liigume.
võtsime lõpuks süüa. Käisime mingis kohalikus bakeris ja me läks 3 euri, 3.50. Võtsime 2 šokolaadi croissant ja mingi suure asja, ma ei tea, mis see on. See on nii tuline, et see on nii tuline. Mul on jala pealt nagu kõik paks tuline. Croissant, ka soe. See peaks mingi lihapirukas olema. Ma arvan, et see on mingi kohalik värk, ma lugesin, aga kui ma seda review'd lugesin selle bakeri kohta, aga ta näeb mingi siuke pirukas välja. Ülivalav. Kas ta on nagu mingi tšebureti laadnes või? Ma olen sama tark kui sina, aga jumala hea on. Aga palav on. See tuli reaalselt otsahjus, nagu just tuli ja siis me võtsime. See on väga hea. Oi, ma olen rahul seda. Ja, vaata liha. On jah. See suur junn, ma ei tea, kui palju maksis, aga kokku läks 3.50 iga näes. Jah. 3. Sajakas. Ma testis üks siuke maksas 3.50. Ma arvan ka, jah. Olgu. Sööme, me peame korrale kahema süüa. Jah, jah, issand, kus pole süüa on. Nüüd tulime Nunna kloostrisse. Nunna kloostrisse, nii et... Koos lammastega. Koos lammastega. Vaadake seda. Päris nunnu on see tegelikult. Oma mingid väiksed viinamarjaistandused teevad omal väiksed veinuska. Siis on siin lambad. Väga nunnud lambad. Mingi pisikene ka, jah. Päris kihvt, nii et vaatame, kuidas siin läheb. Miks sa vetsus ei käinud, kullake? Tulge. Ma näitan teile. Mina, tavaline inimene, ei ole harjunud siukse asjaga. Woman, väga tore. Astun vetsu, vaatan, et okei. Äkki on paremaid. Excuse me, what? Sorry, aga ma ei ole enne mingit kükitaja vend olnud, nii et jääb pissimata lihtsalt. Mutil full trauma, vaata tänapäeva lapsed ei tea midagi, kuidas elu käib. Ära hüppa jälle koera poeg. Koera tüdruk. Aga mis me siis nägime? No, vanastrit ja kirikut. Ma ei tea, kas see kirik oli aga midagi. No jah, mingi püha koda oli, ma panen siia mingid kaadrid, kus me astusime sisse. Seal oli päris pime ja ega seal midagi ei toimunud, aga üldiselt praegu kuskil ei pääsenud. Lambaid olid kõige suurem tõmbenumber ja... seal väga midagi ei olnud. Jah, väga ligi ei lastud hetkel, et võib-olla nagu siis, kui on nagu siis on avatud või noh, mingi ei ole talv, võib-olla siis on nagu vähe seis parem. Aga nüüd me sõidame siis... Horvaatiasse tagasi tõenäoliselt. Jah, me hakkame Horvaatiasse sõitma, homme tahaks Dubrovnikus käia, kui ilm lubab. Ja siis juba edasi Montenegro poole või midagi. Lugu siis järgmine, et me ei saanud piirist läbi. Sellepärast, et me saime nagu postidest välja, aga tahtsime Euroopa Liitu ja me ei saanud. Selle venna tõttu. Sest et piiril ei olnud vetti ja siis ta oli mingi, et ei saa, et minge otsige teine piir. Ta seletas ka, kus see on, aga me ei saanud hästi aru, kus. Ja mingi Herzegovina juures sain aru nii palju. Nii et jah, üritame kuidagi postidest välja saada, aga iseasi kuidas. Vaatame, kas me nüüd postisse tagasi saame. Ja, kas me nüüd postisse ka tagasi saame, et see on juba teine küsimus. Vastuse vaja.
vaatasime välja sinna Bordelisse, sinna ei saanud, sest et seal ei võetud petiga. Nii et me sõidame järgmised tund aega. Ja see on koht vähemalt guugeldes, kus review'des oli kirjas, et peaks saama. Nii et äkki me saame sealt. Aga põhimõtteliselt me sõidame terve tee tagasi, mis me oleme sõitnud Bosnias ringi. Et minna sinna Horvaatia punkti tagasi. Põhimõtteliselt me oleme kaotanud sellega päeva või 2. Ei, no ei ole. No, tegelikult see sõitmine aega võtab meil mingisugune, ma ei tea, 2,5 tundi äkki. No võib-olla. Aga 2,5 tundi siia põhirepunkti ja siis veel peame Dubrovniku poole ka sõitma, nii et see võtab jälle omaette aja nagu. No just ma seda mõtlengi nagu. Et muidu oli see ideaal, et me sõidame täna Dubrovniku juurde ära, homme lähme sinna ja siis vaatame edasi nagu. Aga praegu me peame põhimõtteliselt, ma arvan, me sõidame Horvaatiasse, vaatame mingit ööbimist ja homme sõidame Dubrovniku poolne ja siis... Vaatame, mil see üks ööbimine, mis eelmine andis, et vaatame, võib-olla sõidame sinna ära. Jah. Igatahes see on 20 kiltsa Dubrovnikust, jah. Seal on kiirteed, aga no nii palju, kui ma lugesin üleüldse nendest riigipunktidest, siis enamik olid, et nagu Horvaatia riigipunktid ongi hästi nagu kurjad ja pahased ja et eks näis, et võib-olla meil lisaks vorstile veel äkki buss ka otsitakse läbi, see oleks ju Kirstoordi. Oh jah. Me saime nüüd, jõudsime Horvaatiasse. Meie buss otsest ei otsitud läbi, aga vaadati üle. Meil vaadati mingi minu kotti vaadati ja minu esist ja mingid siukest asju. Just sind otsiti põhimõtteliselt läbi, sinu asjad. Minu asjad. Sa näed välja nagu väike narkomaan. Ilmselt küll. Siis küsiti mingi küsimusi ja siis saime läbi, aga põhimõtteliselt mingi vetti seal küll ei olnud, kes mingi vorsti oleks kontrollima hakanud. Lihtsalt vaadati, kas tal see test on tehtud ja oligi kõik nagu. Ja me pidime selle pärast sõitma mingi 2 tundi nagu väga jabur. Aga vähemalt me oleme kohal, me oleme nüüd ööbimiskohas, kell on 6:30 vist, läbi juba. Kell hakkab 7 saama, jah. Täiesti kohutav ja alustasime 10 põhimõtteliselt oma päeva. Nii et jah. Ja oli hästi palju nikerdamist väga kehvade teede peale. Või no mitte kehvade, teed olid normaalsed, aga mägiteed, kitsad ja käänulised ja üles-alla ja nii edasi. Ja see nähtavus vahepeal oli väga kehva. Ilm oli kehva. Tugust oli edasi. Teed tegelikult seal Bosnia-Hertsegoviinas olid päris okeid nagu. Mingi üks väike jupp oli vahepeal seal tee peal, mis oli natuke kehvemas, aga muidu kõik teed olid väga heas seisukorras ja väga okeid. Nii et posti on meil käidud ja nüüd siis homme sinna mis iganes kohta ja siis Dubrovnikusse. Ja siis veel läheb Montenegrosse. Tere lõunat juba. Kell on 11 läbi midagi, võib-olla isegi juba 11:30, ma isegi ei tea. Aga täna oli kuidagi väga umbne magada, nii et meil mõlemal nagu pea valutas ja ärkasime mitu korda. Ma isegi ei tea miks. Aga nüüd siis vaikselt liigutame. Käin vorstiga ära, teen süüa ja siis hakkame Dubrovniku poole minema. Iseasi, kas me seal kuidas selle parkimisega on ja nii edasi, et me teame, et seal on väga overpriced, aga nagu väga paljud on soovitanud, et ei minge ikka sinna, et seal on nagu väga ilus tõesti nagu, et see nagu fairy tale ehk siis muinasjutt. Ja siis ma mõtlesin, et olgu. Võib-olla see on see esimene linn, kus on suur linn, kuhu me nüüd see reis lähme ja üritame siis hakkama saada. Aga parkimiskohast. Ööbisime siin. Siin on mingid elektrijaamad, mis võib-olla võivad natuke mõjutada, ma ei tea. Seal on surnuaed. Ja seal on mingid vaated. Siin on ka mingid varemed. Ja me kohe vaatame sinna äärde ka. Aga hommikul oli mingid töömehed ka siin. Ma ei tea, mida nad tegid siin ainult. Sest siin ei ole väga midagi nagu tahta. Aga lähme vaatame kohe sinna poole. Väga mägine on, nagu näha. Nagu ikka.
ja siin siis saab ka natuke näha seda linnakest või külakest. Ma ei tea, siiani ei tea, mis see on. Aga noh, ma ütles, et see on ikkagi puudeta kasvanud. Aga no ikka päris ilus on. Et ikka need mäestik ja asjad on just olema kivid. Ja siuke ööbimiskoht siis. Kena sonks, eks ole. Ühesõnaga, kahe sõnaga, lähme siis käime siin üleval. Siin, ma ei tea, kas Kärt näitas teil hommikul seda putkat. Lähme vaatame seda putkat lähemalt. Siin on mingid vannapea astmed ka tehtud. Oi, äkki näeme sealt teiselt poolt siis alla sinna linna peale ka. Aga ühesõnaga siuke maja siis, või noh, maja ei ole näha praegu. Aga noh, ütleme nii, eile õhtul siia üles sõites ei saanud ju midagi aru, kuhu me sõidame. Ainult saime aru jälle, et on siuke Kärdi valitud tee. Siuke mõnus Kärdi valitud tee. Järsk ja kitsas. Ja noh, ülimõnus, noh. Kärt oli mingi, ei me ei mahu siit vahepeal. Ma olin mingi, ei mahume. Aga pimedas jõudsime siia jah, aga siin on no, ütleme päris kena. Ütleks nii, mina. Ma ei tea, mis place siin on. Vaata. Kas sa saad siit üles või? Tea, mis bunker siin on? See on mingi mobiilimast, sinna lähedale ei tasu minna. Aga siin on keegi mingi onni teinud. Mingi siuke majake siis, ma ei tea, mis majas olnud on kunagi. See on nagu mingi räigelt soe, lihtsalt see on ebareaalne, kui palav siin on. Ja nagu lämmi on jah, vaata sadas ka kogu aeg, siis see niiskus. Ega siin on, kahjuks on kõik kole. See on siuke maha visatud koht linna poolt, minu arust siia saaks väga ilusad mingid vaateplatvormid asjad teha. Aga jah, siit vist, siit poolt, siit näeb äkki siia linna peab. Ma ei tea, kelle see kodu on siin. Keegi on omale kodu teinud siia. Aga muidu jälle siuke linnake. Me tulime mööda seda kanali äärt. Seal oli juba hästi kitsas tänav, siuke autod parkisid ühel pool. Ja siis kuidagi tulime siia mäe otsa, et siuke place. See kanal läheb sealt edasi. Ja kuskil seal mägedes, kust me üldse tulimegi? Sealt tulime või? Mööda seda tulime, seal pool peaks olema Bosnia siis. Siuke place. Ei, me tulime siit mööda seda. Tulime sealt või? Jaa, me sõitsime sellest mööda. Okei, siis tulime sealt poolt. Kindel või? Ei, aga me oleks pidanud siis üle silla tulema ju. Aga me ei tulnud üle silla. Me sõitsime mööda seda äärt, siin sõitsime sinna. Vaata, sealt oli mööda, selle sillast sõitsime üle või? Me mööda. Ma ei mäleta. Minu arust me tulime siit äärest. Me sõitsime sellest Plodinest mööda, siis ma veel ütlesin. Ja siis me sõitsime sellest Verotermist ka veel. Minu arust oli nii. Anna magaid. Magaid, jah. Praegu vaadates me oleme siin mingi räigelt ojade vahel, kuidas me üldse siia saime, ma ei tea. Aga ühesõnaga, ma olin nii väsinud ka eile õhtul, et päris ausalt, ma olin nii väsinud selleks hetkeks, kui me jõudsime. Aga jah, päris kena linnake ja see koht on siis natukene siit linnast eemal, mis on ka äge nagu, et väga rahulik oli öösel, et kedagi hommikul mingi töömeest tuli või noh, mingi elektrik tuli mingit elektriasja tegema, aga muidu jah. Väga kihvt. Aga nüüd siis hakkame Dubrovniku poole minema. Dubrovniku poole sättima. Nii et vaatame siis selle linnakese ka üle, seal muidugi parkimine on hinge India ja nii edasi, aga no vaatame. Meile öeldi, et seal peab käima. Et no nii ilusad peab käima. No eks me siis käime. Vaatame. See on natuke, et seal päis käes, ma arvan, nägu poleks ära. See on täiesti haigelt palav on nagu. See nagu lihtsalt nagu... No ma tahaks T-särgi ära võtta. Jah, nii palav. Nagu lihtsalt nii soe.
olgu, aga me seikleme siit alla. Hanging around after last orders. We're still so far from home. It's like we're burning into embers. As the fire burns a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. As time goes by, won't we keep heading round the circles, never letting go, never letting go. As time goes by, won't we keep heading round the circles, never letting go, never letting go. The weight of the world on your shoulders, always ending up the same. Crescent moons have all gone home. We're all fired up, we're tangled up, we're enmeshed to the point and messed up. As the days keep rolling on, we're living in hell again. I still hold you in my arms when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. As time goes by, gonna keep heading round in circles, never letting go, never letting go. As time goes by, gonna keep heading round in circles, never letting go, never letting go. Time goes by, won't we keep heading round in circles, never letting go, never letting go. ma ei tea, Kalja, ma ei tea. aga ei tea, nagu muidu on nagu väga kena. muidu on väga ilus, ma usun, et vaataks kindlasti, aga me sõitsime mingi mäe tippu, kus on nagu ulmeudu ja ulmetuul. ja see tuul on meeletu. see tuul on reaalselt meeletu. kas siin allpool oli ka mingi koht? Anna. ja äkki see on parem. ja ilmselt see samane, mis ma vaatasin siin. ilmselt see sai kannatada või siit seest midagi kannatada. ja ta suuks läks nüüd katki. nojah. ei tea, mis siin juhtuda sai. ma ei näe siis.
ilmselt seal sees läks miskit nässu. Eks selle saab siis uue aastaga koju jõulaka. See ise automaatselt avaneb uks. Midagi läks jah tagurpidi. Uks käis jah suure hooga nagu latak. Käis. Ju siis midagi läks katki. Ma lähen vaatan teed. Ma sain aru, et meil ei ole homme hommikuks süüa muidu. Hea, et sa seda poes ütlesid. No mulle tuli lihtsalt sõita meelde. Me võtsime igast nüüd siia teise ööbimiskohta. Põhimõtteliselt. No siin ei ole üldse tuult nagu. Ja siin on 0 tuult. Siin oli väga rahv, oli see väike. Mingi 20-30 meetrit oli väga rahvi seda teed, aga noh, palun. No kui 100, siis vast saab välja. Ei, siin on kivine, et siin peaks sadada veel. Nii et jah, täna õhtul siis hakkame salatit tegema ja